Tere õhtus, lugupeetud volikogu liikmed, alustame volikogu istungiga. Tuleb taas kord näha jälle ja loodame, et puhkused läksid teil hästi. Teeme esmalt ära siis kohaloleku kontrolli. Pole veel sisse loginud. Tuletame siis meelde, et alati algab volikogu istung kell 17.00. Tulin täpselt 17. Kaide Roosileht, olete tulemas sisse, jah? Olen tulemas, jah. Ei ole levi, nii et natuke läheb aega, et te võite alustada. Ma panen ta vastu. Nii, aga palun siis teeme kohaloleku kontrolli ära. Kohal on siis 12 volikogu liiget ja puudub 5. Ennast on ka registreerinud Indrek Raadik, aga Indrek Raadikut ma ei näe. Hommikust jõuab kohe kohal. Lepime tulevikus siis nii kokku, et me logime siis sisse, kui me oleme füüsiliselt kohal ka muidu kontroll ära. Nii, päevakorra te olete saanud kõik endale tuts. Kas kellelgi on päevakorra osas taotlusi? Ei ole. Siis päevakorra hääletusele. Päevakord on kinnitatud. Alustame siis päevakorrapunktidega. Päevakorrapunkt number 1 on otsuse eelnõu Veski tänav T5 katastriüksuse omandamine. Ettekandjaks on maanõunik Benno Johanson ja kaasettekandjaks on juhtivkomisjoni aseesimees Indrek Sinisaar. Palun. Austatud volikogu, lugupeetud esimees, külalised. Kiili vallavolikogu otsusega on siis kehtestatud Tiili tehnopargi detailplaneering, mille elluviimise käigus siis moodustati Veski tänav T5 katastriüksus. Katastriüksuse omanik VJ Partner OÜ on siis teinud avalduse, millega ta soovib transpordimaa vallale tasuta võõrandamist. Omandatava maa suuruseks on 54 ruutmeetrit, sihtotstarbeks 100% transpordimaa.
ja vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses VJJ partner. Indrek Sinisaar. Head kolleegid. 7. augusti siis Majandus- ja Arengukomisjoni koosolekul otsuse eelnõud arutati ja kõik osalenud siis komisjoni liikmed olid selle otsuse eelnõuga poolt, et suunata see siis volikokku vastuvõtmiseks. Aitäh. Palun, kellel on küsimusi selle päevakorrapunkti osas? Küsimusi ei ole. Palun paneme päevakorrapunkti number 1 hääletusele. Poolt hääletas 10 volikogu liiget, erapooletuks jäi 3. Päevakorrapunkt number 2 on otsuse eelnõu Peetri tee T1, Väljamäe tee T4 ja Vaela kergliiklus T40 katastriüksuse omandamine. Ettekandjaks taaskord maanõunik Benno Johanson ja kaasettekandjaks aseesimees Indrek Sinisaar. Kiili vallavolikogu 21. aprilli 2022 otsusega kehtestati siis Vaela külas Väljamäe tee 2 detailplaneering, mille elluviimise käigus moodustati Peetri tee T1, Väljamäe tee T4 ja Vaela kergliiklus tee T40 katastriüksused. Nende omanik Asmet Ehitus OÜ on siis teinud vallale avalduse, millega ta soovib need transpordimaa katastriüksused vallale tasuta kujundada. Kõikide katastriüksuste sihtotstarve on siis transpordimaa. T1 on 2213 ruutmeetrit suur, Väljamäe tee T4 1371 ruutmeetrit ja Vaela kergliikluste T40 1808 ruutmeetrit. Tänavarajatisele on väljastatud kasutusluba ja vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Asmet Ehitus OÜ. Aitäh. Indrek Sinisaar, palun teie kaasettekanne. Nii, ka see otsuse eelnõu oli 7. augusti Majandus- ja Arengukomisjoni koosolekul päevakorras. Kohal olnud siis 7 komisjoni liiget olid selle otsuse eelnõu poolt ja siis volikokku suunata. Aitäh. Tänan. Palun, kellel on küsimusi? Küsimuste soovijaid ei ole. Palun panna päevakorrapunkt number 2 hääletusele. Selle päevakorrapunkti poolt hääletas 9 volikogu liiget, erapooletuks jäi 4.
Päevakorrapunkt number 3, määruse eelnõu, Kiile vallavolikogu määruse number 10, maksumäärade kehtestamine, selle muutmine ja esimene lugemine. Kaasettekandjaks on aseesimees Indrek Sinisaar ja ettekandjaks on maanõunik Penno Juhanson. Natuke siis üle aasta tagasi kehtestas volikogu maamaksumäärad, mis kehtiva maamaksuseaduse alusel olid maksimummäärad. Seaduse järgi siis rakendus kaitsemehhanism, mis võimaldas reaalselt maamaksu tõusu ainult 10% võrreldes 2023. aastaga. 2024 maamaksu laekumise prognoos on 238 000 eurot umbes. Tänaseks on kehtima hakanud uus maamaksuseaduse redaktsioon, millega siis muudeti maamaksumäärasid selliselt, et muu maa määra siis tõsteti 1%-lt 2%-le, elamumaa ja õuemaa maksumäära siis 0,5%-lt 1,0%-le ja muutmata jäi siis maatulundusmaa maamaksumäär. Samuti muudeti ka kaitsemehhanismi, mis enne oli siis 10% või 10 eurot. Nüüd siis järgmisel aastal on see maamaksuaastase kasvu piirang on siis 50% või kui see on siis väiksem, siis maksimum 20 eurot. Kohalikud omavalitsused seda muuta ei saa. Siis on siin ära toodud selles need määrad, mis siis kehtima hakkavad, millest ma just rääkisin. Praegu siis on teile volikogu eelnõus valitud 2025 maamaksumäärad selliselt, et eelarvesse laekuks vähemalt valla eelarvestrateegias planeeritud summa. Elamumaa ja õuemaa määraks on siis 0,15, maatulundusmaa määraks 0,3 ja muu sihtotstarbega maa määraks 0,5% maamaksustamise hinnast. Siin siis on segane jutt, kuidas need asjad siis liiguvad. Siin on ka sisse toodud 2026, millest me täna ei räägi. Ja tänu sellele piiramisele siis kaitsemehhanismile siis on võimalik maamaksu tõsta selle rohelise joone järgi, mitte nii nagu tegelikult maamaksustamise hind on tõusnud seoses selle uue maa maksustamise hinna määramisega. Nii, maamaksukalkulaatorit aluseks võttes saame nende meie poolt esitatud maamaksumääradega siis järgmisel aastal laekumiseks 256 000 eurot umbes, millest siis 61,15% annab elamumaa maamaksu tõus või ütleme osakaal ja ütleme tõus on võrreldes siis praegusega summa summarum 5000 eurot. Õuemaal, mille osalusprotsent on siis 15,97% summast, tegelikult langeb maamaks 400 eurot ja maatulundusmaalt, mille osakaal on siis 22,88% kogu maamaksust, on tõus võrreldes siis praegusega 13 500. Kui me ei muudaks kehtivat volikogu määrust ja jätaks need maamaksumäärad, siis oleks seda kalkulaatorit aluseks võttes
laekumine 353 000 eurot. Nende summade puhul siis rakendub loomulikult kaitsemehhanism 50% maamaksu tõusust ja sellisel juhul siis väga paljudel või isegi enamusel tõuseb just elamumaal maamaks ja vähemalt 50%. Siia ma siis tõin välja nüüd praegusel hetkel maamaksu summad näitena nendel katastriüksustel, mis ma suvaliselt valisin erinevatest asukohtadest. Esimesed kaks on siis Kangrust, kus siis on see 50% maamaksu tõus, kindlasti olenemata nendest koefitsientidest, või määradest, mis me kinnitame. Järgmised kaks on Luigel, Külluse tänav 20 ja Marsi tänav 4, seal maamaks natuke väheneb. Siis edasi on Vaela, kus maamaks tõuseb. Siis on Kiili, kus samuti tõuseb. Ja sama on ka Nabas ja Lähtses. Sõdimäe on meil, kiri natuke ülespool. Sõdimäe puhul on meil tegemist siis maatulundusmaaga. Seal on näha kergelt maamaksu tõusu järgmine aasta. Lähtse pargi puhul natuke rohkem. Ja Uue-Vitski on siis Sausti külas asuv maatulundusmaa katastriüksus, kus see tõus on suhteliselt väike. Ja Vallitee, Sepamäe tee ja Lepik on siis tootmismaad. Esimene on siis Vaelas, teine on Kiilis ja kolmas on siis Vaelas. Täna on siis eelnõu esimene lugemine ja komisjonides toimuvatel arutelul, kui näiteks valmistamisel on kõigil võimalik kasutada siis seda maamaksu kalkulaatorit, mis on selle määruse muutmise juures ja võimalikke protsente muutes siis kui palju see muudab siis maamaksu laekumist järgmisel aastal. Juhime tähelepanu, et erinevate sihtotstarbete muutmistel on rahaline mõju väga erinev. Kui elamumaa ja õuemaa protsenti muuta 0,01 võrra, siis see muudab laekumist 7300 eurot. Maatulundusmaa protsendi muutmine sama palju muudab laekumist ainult 1000 eurot rohkemaks. Ja muu maa puhul siis 0,01% punkti väärtus 560 eurot siis eelarvesse tulu. Aitäh! Indrek Sinisaar. Jaa, 7. augustil arengukomisjoni istungil oli see päevakorrapunkt ja ettepanek siis arutelul. Et eks ta selles mõttes selline segane komplitseeritud teema on. Ja kokkuvõttes siis 6 komisjoni liiget oli poolt, 1 komisjoni liige jäi erapooletuks, et siis suunata määruse eelnõu volikokku esimesele lugemisele. Aitäh! Küsimuste esitamise võimalus ja Indrek Rostam, teie esimene sõnavõtt, palun. Jah, ma tulen sinna ette ja pean väikse sõna. Lugupeetud volikogu liikmed, maamaksu määra muutmine, mis on volikogule esitatud,
vääriks nüüd korraks meenutamist, kuidas me oleme selle olukorrani jõudnud. Ja lugu algas siis eelmisel aastal. Algas sellega, et kõigepealt Kiili külade ühendus tema eestvõttel tõstis maamaksumäärasid. Tulla nüüd jutuga siia volikokku, et nüüd oleks hädasti tarvis hakata maamaksumäärasid alandama. See oleks justkui vastutulek Kiili elanikkonnale, on näide Kiili külade ühenduse valelikust poliitikast. Me mäletame, et meil kehtis maamaksumäär 0,13% elamumaale ja maatulundusmaale. Kiili külade ühenduse eestvõttel tõsteti see määr 0,5%. Ja nüüd soovitakse seda uuesti allapoole. Ma rääkisin juba toona, et kui meie soovitakse allapoole tuua 0,15, mäletatavasti ta oli 0,13. Nüüd ma rääkisin juba toona, et kui meil on vastu võetud säärane seadus, mis nõuab miinimummääras maamaksu võtmist, siis selleks miinimummääras maamaksu kehtestamisest meil pole pääsu ja maamaks tulekski kehtestada miinimummääras. Ning miinimummäär, nagu te kõik teate, on 0,1% maamaksustamisinnast. Asja teine aspekt on selles, et nende maamaksumäärade muutmisel eelmine kord ega ka selles eelnõus ei ole üleüldse arvestatud Kiili elanike huvide ja vajadusi. Lähtutud on ainult vallavalitsuse soovist kasseerida raha eelarvesse, täiendav raha eelarvesse, mille eest on siis võimalik endale pärast preemiaid määrata. Niisugustel asjaoludel määruse muutmist mina ei toeta ja mina kutsun üles ka kõiki volikogu liikmeid hääletama selle eelnõu vastu nii, et see eelnõu täna esimest lugemist ei läbiks ja eelnõu langeks menetlusest välja ning vallavalitsus võiks veel kord järele mõelda, mis kaalutlustel, motiividel nad oma dokumente koostama peaksid ning esitama korrektse eelnõu uuesti volikogu menetlusse. Nii et ettepanek on hääletada see eelnõu menetlusest välja. Aitäh teile. Aitäh. Merje Eelmaril on küsimus, palun. Mul on küsimus selline, et kui me nüüd vastavalt Indrek Rustam tegi ettepaneku, et see menetlusest välja hääletada, kas siis tähendab seda, et me peavad kehtima kõrgem maksumäär, kui me ei muuda? Kuna määrusel on 2 lugemist, siis on ta sellel volikogul esimesel lugemisel sellepärast, et meil on tähtaeg, millal me peame määruse kas siis muutma või muutmata jätma. Me peame esitama maamaksumäärad Maksuametile 1. oktoobriks käesoleval aastal. Juhul kui me ütleme täna 54. esimesest lugemisest välja, siis me 1. oktoobriks maamaksumäärasid muuta ei jõua ja see tähendab seda, et kehtima jäävad need maksumäärad, mis praegu kehtima määruse alusel on. See tähendab eelmise maamaksuseaduse maksimummäärad.
Tähendab, ma tahaks härra Krustamit parandada, et kahjuks te eksite sellel puhul. Meil ei ole mitte kunagi olnud kehtestatud maamaksumäära 0,13% maamaksustamishinnast. Eelmine maamaksumäär, mis kehtis eelmise seaduse alusel, oli 2,5%. Eelmisel aastal, kui me tulime maamaksumäärade lugemisega esimesele lugemisele, siis esitati meile samasugune maamaksukalkulaator nagu sellel aastal, kus me saime prognoosida maamaksumäärasid. Aga kahe lugemise vahel tuli Rahandusministeeriumist info, et kalkulaator on vigane ja soovitus, et kehtestage maksimummäärad, maamaks ei saa tõusta nii või teisiti üle 10%. Ja seda me ka tookord tegime. Meil ei ole mitte kunagi olnud maamaksumäär 0,13%. See on puhas eksimus, härra Krustam. Aitäh! Marek Väljaril on küsimus. Aitäh, volikogu liikmed. Ma vaatan seda tabelit, et siin osades piirkondades see maamaks nende uute tariifide järgi siis tõuseb, osades langeb, et aga kui suur on tõus või langus protsentuaalselt eelarvesse kogu sellest maamaksust? Tariifide järgi ma mõtlen. No, nende järgi, mida meie praegu siin esimesel lugemisel omale panime siis nii-öelda määruse muudatusse, see ongi täpselt see natukene üle 10%, nii nagu meil eelarvestrateegia ette näeb. Kui me kasutaks minimaalseid maamaksumäära, nagu härra Krustam soovitas, siis meie maamaksu tulu väheneks 90 000 eurot. Meie maamaksu tulu oleks 148 000 natuke peale. Praegu on ta 2038 või tähendab 238. Ja tegelikult see on volikogu otsustada, kuidas teie eelarvet ja eelarvestrateegiat täidate. Aitäh! Merje Einmani teine küsimus. Aitäh! Mu teine küsimus on siis komisjonile, et kas komisjonis toodi välja mingisuguseid muresid või selliseid nii-öelda ohukohti selle komisjoni arutelul selle päevakorrapunkti juures? Küsimus on kellele? Komisjoni esindajale. Aitäh küsimuse eest, hea küsimus. Ennast ei olnud sellel istungil ja protokollis ka tegelikult ei olnud ühtegi küsimust või teema arutelu nii-öelda kajastatud. Ehk siis ma ei oskagi kommenteerida. Aga ma saan aru, et seal arutelu ja vestlus sel teemal käis. Ja minu meelest oli ka tegelikult erinevaid neid versioone nii-öelda vaadati ja kaaluti. Ma võin nagu vastata pigem sellele paremini, sellepärast, et ma olin komisjonis kohal. Tähendab, tollel hetkel, kui me komisjoni istungil tegime, meil veel seda maamaksu kalkulaatorit ei olnud, meil oli Exceli tabel, kus oli võimalik samamoodi vaadata siis sisestades neid maamaksumäärasid, vaadata ka iga krundi kohta eraldi, kuidas see nii-öelda siis mõjutab selle krundi maamaksu. Kui me neid asju kas tõstame või langetame ja sealt siis ütleme saigi nagu selline näited välja toodud siis krundi kaupa. Aga praegu see maamaksu kalkulaator, mis meile nüüd siis eelmise nädala lõpus saabus, siis siin me ikkagi saame liigutada neid nuppe ja näha ainult siis seda summa summarum, mis siis see peaks kokku tulema, aga see ei ole ka täppisteadus, see on ikkagi prognoos, mis võib natuke siia-sinna erineda tegelikust laekumisest. Indrek Krustamil on repliik. Jah, et kõigepealt ma tahan seda ütelda, et määr 0,13 oligi läbi räägitud ja 0,13 me oleksime olnud valmis ka toetama, aga Kiilküla tähendas tõstis selle 0,5 peale
ja see oli täiesti vastuvõetamatu eelmisel korral. See on repliik siis maamaksumäära kohta. Nüüd teine aspekt on see, et justkui oktoobriks nüüd ei jõua teha korrektset määrust, mis arvestaks elanike huvide ja vajadustega, on põhimõtteliselt vale. Sellepärast, et alati on võimalik korraldada teine erakorraline volikogu istung ennem 1. oktoobrit ning eelnõu ikkagi 2 lugemisel läbi menetleda ja vastu võtta õigeks ajaks, et need määrad saaksid sinna sisestatud. Nii et siin ei ole küll nüüd mingit takistust, miks peaks seda sisuliselt valedel alustel koostatud määruse eelnõud edasi menetlema. Aitäh! Marek Välerit, teine küsimus. Aitäh! Benno, sa mainisid seda kalkulaatorit, et kas seda kalkulaatorit saab iga kinnistu omanik saab kasutada ja oma kinnistu maamaksu välja arvestada või ei saa? See, mis praegu tuli, tähendab, seal kalkulaatoris on ainult võimalik protsenti muuta ja vaadata, kuidas see lõppsummat mõjutab. Tähendab, see Exceli tabel, mis mulle saadeti, seda mina ei tohi jagada, kuna seal on isikuandmed sees ja seda me ei tohi kellelegi teisele nii-öelda mängimiseks kätte anda. Mina saan põhimõtteliselt näha, kuidas see mõjutab krundi kaupa, aga seda ma ei tohi teile jagada. Et ühesõnaga täna tegelikult Kiili valla elanik enda kinnistu seda uut maamaksu välja arvutada ei saa, jah? Ei, täna ta ei saa, sellepärast, et meil ei ole veel ka maamaksumäärasid kinnitatud. Tähendab, juhul, kui maamaksumäärad on kinnitatud, siis sellisel juhul hakkab ta juba seal minu maamaks või tähendab minu maksuamet seal nägema ilmselt ka järgmise aasta prognoositavat maamaksu, nagu eelmine aastaga oli. Aga jah, niimoodi praegu mitte. Aga ma pean ütlema, olenemata sellest, mis need määrad tulevad, osadel tõuseb kindlasti maamaks 50%, sellepärast et krundi hinnad või tähendab, krundi väärtus on tõusnud 20 aastat tagasi maksustamishinnaga, mis oli üks väärtus, täna see on hoopis teine, nagu ma eelmine kord ütlesin, üle 20 korra mõnes kohas maa väärtus tõusnud ja see peabki ju ka andma teised maksustamishinnad sellele maale, millest maamaksu arvutatakse. Igal krundil on oma nii-öelda individuaalne maa maksustamishind. See on hoopis teine tehnoloogia, kui oli parem. Kaire Roosileht, küsimus. Härrased, te oskate nüüd vastata, aga kas see summa, mille võrra nüüd maamaksu laekub rohkem, kas see on valla eelarves hädavajalik raha? Mina sellele küsimusele ei oska vastata. Mina ei ole valla finantsjuht. Aitäh! Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Ikkagi Mikk Rannikul on küsimus. 2 lausa, palun jääme ühe juurde. Nii, palun Mikk Rannik. Kas tänaste teadmiste juures on 2025. aastal ikkagi kodualuse maamaksu vabastus inimestele? Tähendab, kodualuse maamaksu vabastuse juures, nagu siin näha on, eks ole, mitte midagi ei muutu. Hajaasustuses on 2 hektarit vabastatud ja tiheasustuses 1500 ruutmeetrit. Tänase järgmine aasta selles osas mitte mingit muudatust ei tule. 2026. aastal on lood natuke teised, aga seda ma täna ei puudutaks, et mitte ajada seda asja veel segasemaks. Nii, nüüd tundub küll, et küsimust soovijad rohkem ei ole. Merje Ilmanen on repliik, palun. Kui me nüüd võtame summa summarum selle kokku, et kas me nüüd hääletame selle vastu ja siis nagu volikogu käsitluses selle välja või me läbiksime esimese lugemise ja teeksime siis selle dokumendiga tööd, teeksime oma parandusettepanekud ja läheks sellist tavalist planeeritud rada mööda, et ma nagu lõpptulemuses selles suhtes nagu vahet ei näe. Et üks asi on see, et kas me läheme konstruktiivselt edasi ja katsume siis seda parandada, teeme oma ettepanekuid ja siis need nii-öelda nõrgad või need kohad, mis siis
võib-olla vajaksid täiendamist või siis komisjonis uuesti läbiarutamist, et ma arvan, me saame ka niimoodi selle menetlemisega edasi minna, et mina kutsun jälle siis selle eelnõu poolt hääletama, et ta läbiks esimese lugemise. Aitäh! Ja palun. Tegelikult on asi väga lihtne. Meil on 3 arvu, mida on vaja. Seal eelnõus ei ole rohkem mitte midagi, kui on vaja määrata need 3 arvu erinevate sihtotstarvete kaupa. Seal ei ole vaja teksti läbi mõelda, kaaluda midagi, kirjutada. Seal ei ole mitte midagi paremaks teha. Kui te leiate need 3 arvu, ükstapuha kes saab selle ettepaneku teha, muudatuste ja järgmine volikogu siis hääletatakse nende muudatuste osas. Vallavalitsusel ei ole seal rohkem mitte midagi teha. Kui te panete selle määruse, palun see määruse eelnõu ka, siis see on väga lühike ja väga konkreetne. Ma ei näe, et seda oleks võimalik mingit muud moodi esitada kui sellised moel. Aitäh! Aitäh! Volikogu hakkab nüüd hääletama, juhul kui ta läheb teisele lugemisele, mis kuupäevaks peaks ettepanekud tegema? See peab olema enne järgmist komisjoni istungit natukene, et vallavalitsus saaks ka üle vaadata need, millal meil järgmine komisjon on, kus ei ole. 4. september peaks olema. Siis on... ei olegi veel palju aega. 29. august, jah. Augusti viimased päevad. 29. august siis. 29. august. Ju siis jah. Aga aitäh ettekandjatele ja palun panna siis päevakorrapunkt number 3 hääletusele. Aitäh! Määruse eelnõu esimesel lugemisel hääletas poolt 6 volikogu liiget, 7 hääletas vastu. Määrus ei läbinud esimest lugemist. Päevakorrapunkt number 4. Vastus arupärimisele. Ettekandjaks on vallavanem Aimar Liiva. Palun. Lugupeetud volikogu, kolleegid. Eelmisel volikogu istungil esitati arupärimine ja see puudutas siis ametnike kõrvaltegevust ja Indrek Rustam, Kili Arenemaa Restart fraktsioon. Ja esiteks siis oli küsimus, et loetlege, kes Kili valla ametnikest tegelevad teile teadavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahv 60 lõige 1 toodud kõrvaltegevustega. Ja vastus on, et kõik Kili valla ametnikud, kes tegelevad kõrvaltegevustega, on vallavanemad teavitanud neist kõrvaltegevustest ja kinnitanud, et kõrvaltegevus ei sega ametiülesannete täitmist. Teiseks, kes on neist teavitanud avaliku teenistuse seaduse paragrahv 60 lõige 3 kohaselt ametisse nimetamise õigust omavad isikud kirjalikult oma kõrvaltegevustest ja millal, palun lisage nimetatud teavitused. Ametnike teavitus kõrvaltegevuse kohta ei ole avalik teave. Teavitusest võivad teadlikud olla ainult vallavanem ja konkreetse tööprotsessiga seotud isikud ja viidatud seisukoht on esitatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud dokumendis, siin on ka link kõrvaltegevuste hea tava. Ja siis see ettekujutus, et neid jagatakse kolmandatele isikutele või räägitakse kõnepuldist, et vallavolikogu istungil ei pea kuidagi viisi paika. See on selline informatsioon, mis ei kuulu levitamisele. Palun loetlege ametnike lõikes 3. punkt kõrvaltegevused, millised on avaliku teenistuse seaduse paragrahv 60 lõige 2 alusel nimetamise õigust
omav isiku poolt haldusaktiga keelatud, kas täielikult või osaliselt paramlisaga vastavad haldusaktid ei ole selliseid haldusakte välja antud. Ja kui ei ole neid välja antud, see on küsimus 4, siis põhjendage miks. Seda haldusakte ei ole olemas, kuna ametnike kõrvaltegevused ei ole mõjutanud ega takistanud korrapärast teenistusülesannete täitmist. 5. küsimus, kas on esinenud juhtumeid, mil Kiili valla ametnike kõrvaltegevustele kuluv töömaht või laad on takistanud korrapärast teenistusülesannete täitmist või toonud kaasa teenistuskohustuse rikkumise? Kuidas olete nimetatud juhtumi korral reageerinud? Ei ole selliseid juhtumeid olnud Kiili valla ametnike seas. Ei ole olnud ka põhjust reageerida. Kas olete tööpäeviti ametnikule vaba aega andnud kõrval minevuse jaoks, siis see on küsimus 6. Vastus on siis, et juhul kui vastav palve või teavitus on esitatud, oleme rahuldanud eeldusena, et kõrvaltegevus ei sega ametniku teenistusülesannete täitmist. Aga võin ka öelda, et seda tuleb üliharva ette. Ma isegi ei mäleta, millal seda viimati üldse ette tuli. 7. on siis selline hinnanguline asi, et palun kirjeldage, kuidas teie arvates mõjub kõrvaltegevustega tegelevate ametnike tegevus nende ametnike töömoraalile ja motivatsioonile, kes kõrvaltegevustega ei tegele. Ettevõtlus on tegelikult valdkond, milles luuakse seda ressurssi, mille arvelt avalik sektor saab üldse funktsioneerida ja need inimesi leidub ametnike sealhulgas, kes sellega tahavad tegeleda, siis tuleks neid tunnustada, mitte hukka mõista. Kadedust tunda, et see ei ole kuidagi viisi nagu asjakohane. Inimesed on väga erinevad ja kes teeb, mis see jõuab, öeldakse. Eesti vanasõna on selline. Mõni teeb kõvasti sporti ja mõni tegeleb hobidega, mõni ettevõtlusega, mõni külaseltsis juba aktiivne. Siin ei saa küll kuidagi öelda, et selle arvelt siis nendel inimestel põhitöö kannatab. Ehk siis Kiili vallavalitsuse ametnike töömoraali ja motivatsiooniga on kõik hästi, sellepärast ei maksa muretseda. Aitäh! Küsimuste võimalus ja Indrek Rustamile esimene küsimus. Jah, et seda ma ju tean juba ammust aega, et nagu seadus kirja pandud, ei mõista, aga kui ma nüüd vaatan seda arupärimist, et siis mulle nüüd saab ja vastuseid sellele, siis mulle nüüd saab selgeks, et ega te lugeda ka ei oska. Tegelikult esimene küsimus puudutas ju seda, kes kõrvaltegevusega siis tegelevad teile alluvatest ametnikest. Ja siin ei ole me ju küsinud nende teavituste sisu, mida põhimõtteliselt te soovite varjata, vaid me küsime lihtsalt loetelu, palju neid inimesi on, kes kõrvaltegevusega tegelevad ja siin ei olegi tegelikult võimalust ju seda varjata, et ega siis äriregister on avalik ja sealt on ju näha, millised ametiisikud samal ajal töö tegemisega Kiili vallas äri ajavad. Kui teie ei taha neid nimetada või panete nad salajaseks, eks ole, siis see ongi teie nii-öelda käitumismuster, varjata enda ja oma ametkonna liikmete igasugust küsimuse, Indrek, aga küsimus on selles, et kui te ise kinnitate, et annate nendele ametiisikutele tööpäevasiseselt nagu vaba aega tegelemiseks oma eraasjadega, oma kõrvaltegevustega, siis kuidas see ikkagi aitab kaasa nende teenistusülesannete täitmisele või kuidas see siis nagu ei takista nende teenistusülesannete täitmist, kui nad tööpäevasiseselt saavad teie loal tegeleda oma eraasjadega, oma kõrvaltegevustega? Küsimus. Aitäh. Ma võin siinkohal vastu öelda, et Indrek Rustamil on suuri arusaamatusi tekstist arusaamisega. Ma toonitasin korduvalt minu arust, et ma isegi ei mäleta, millal see viimati üldse oli, kui kellelegi sellist vaba aega anti.
ja see on ainult väga erandjuhul ja see peab siis tõesti põhjendatud olema. Seetõttu esitada seda mingisuguse standardina siin Indrek Lustam kasutab oma teise küsimuse võimaluse ära, palun. Ega siis võime ju meelde tuletada, millal see viimati revisjonikomisjon siis tuvastas selle, kus koha peal te olite vallasekretäri lubanud töö ajal kohtusse, eks ole. Et selles mõttes ei maksa öelda, et tegemist on mingisuguse lüngaga meelde, millal see luba on antud, eks ole. See on ju kõik teada. Nüüd teine küsimus on ikkagi selles, et teie väide, et kõrvaltegevustega tegelemine ja ametiisikute poolt kuidagi ametnike teenistusülesannete täitmist nagu ei mõjuta, ei ole ju tõene, et te ju tegelikult vallavalitsuses järjest pikendate vastamistähtaegu inimeste pöördumistele, öeldes, et töökoormus on nii suur ja vastamine võtab kaua aega ja et kas te ei leia, et kui need ametiisikud, kes nagu peaksid tegelema Kiili valla elanike huvides ja vallavalitsus oma kohustusi täites, et juhul, kui nad kogu aeg on hõivatud kõrvaltegevustega, siis tekibki säärane olukord, et ei jõua elanike pöördumistele vastata, peab tähtaegu pikendama, kohtuotsused ka täitmata jätma, lihtsalt ei jõua teha. Kas te ei leia, et see, et teie ametiisikud tegelevad oma eraasjadega, oma kõrvaltegevustega, toobki kaasa selle olukorra, kus koha peal inimesed ei saa tähtaegselt oma vastuseid? Küsimus siin nüüd oli, formuleeri palun küsimus täpselt. Küsimus täpselt ongi sellest, kas te ei leia, et see, et teie alluvad ametnikud tegelevad oma eraasjade kõrvaltegevustega, toobki kaasa olukorra, kus vallavalitsus järjest pikendab vastamise tähtaegu inimestele, ei jõua neid vastuseid koostada, sest ametiisikutel lihtsalt pole aega oma kõrvaltegevuste kõrvalt tegeleda Kiili valla tööga. Küsimus läks jälle nagu hoomamatuks, aga vastus on ei. Selles mõttes, et ei, see ei takista. Miks te pikendate neid tähtaegu? Sellepärast, et pikendagi neid tähtaegu meelevaldselt ja kogu aeg, et te räägite üksikjuhtumitest hetkel. Kuidas see üksikjuhtum on? Ma hiljuti saatsin ise kirjalikud küsimused. Te keerutate mulle vastu, et oi, mina ei oska nendele küsimustele vastata, küll Priit Põldmäe tuleb ja vastab. Priit Põldmäe on ise üks teist, kes tegeleb kõrvaltegevustega. Aitäh. Kas kellelgi on veel selle päevakorras küsimusi? Marek Väljaril on repliik, palun. Repliik, et see on mu isiklik arvamus, aga ma arvan, et me ühiskonnana oleme nagu arenenud nii palju edasi, et me ei peaks enam ametnike tagumiktunde mõõtma ja töökohad on tänapäeval muutunud mobiilseks, et inimesed tegelevadki paljude asjadega korraga, et ma ei tea, ma arvan jah, et me ei peaks nagu seda nagu niimoodi mõõtma minuti täpsusega. Aitäh. Tundub, et küsimusi ja sõnavõtusoovi ei ole. Läheme edasi päevakorrapunktiga number 5 ja see on informatsioon. Palun, Poolemann. Jah, siin kõlas Kaire Kruusilehe küsimus ennist, et kas see raha, mis maamaksust laekub, on vallale vajalik. Ei vasta sellele. Mina võin vastata. Meil on olemas arengukava eelarvestrateegia ja seal on teatud laekumised kavandatud ja ette nähtud ja loomulikult on ka maamaksust laekuv raha vallale vajalik. Ka üksikisiku tulumaksust laekub raha, sest ühtegi valda Eesti riiki ei ole võimalik ilma maksulaekumisteta pidada. Ja lõpuks iga okas loeb, nagu öeldakse. Siis meil on arengukava ja eelarve strateegia protsess pooleli, eelmises volikogus oli esimene lugemine, vahepeal oli muudatusettepanekute esitamise võimalus ja kahjuks ei esitatud ühtegi muudatusega ega parandusettepanekut. Sellest hoolimata on meil avalik arutelu esmaspäeval siis ette nähtud ja tõenäoliselt teeme selle valmine.
liiga palju midagi arutada ju ei ole, kui ettepanekuid ei ole. Me lihtsalt tutvustada neile, kes on sellest huvitatud. Siis praktilisematest sellistest töödest on veel mõned teetööd teha sügist. Me tahaks uuendada Voore tänava sissesõidu katte Kiili-Alevis, mis on üsna selline ümlik ja amortiseerunud, kus taga elab päris palju inimesi. Sama puudutab siis Väljamäe tee sissesõitu, mis on siis Vaelas, kus siis lagedade inimesed sõidavad ja siis kogu selle Kotiküla inimesed ja see tee läheb ka Terviserajale ja Väljamäe piirkonda. Et selle tahaks korda teha, siin oli ka maa omandamine täna teise punktina, et nüüd on võimalus seda teha, seal teevad siis varsti valla käes. Siis Oppmanni tee katet parandame teatud õigus ja võib-olla saame natuke laiemaks ka seda teed teha. Seda põhjalikumalt renoveerida, selleks on vaja projekteerida seda teed ja see jääb nagu tulevikku võib-olla järgmisse aastasse. Projekteerimine, seal on ka vaja maad omandada omaniku käest. Ja siis on allkirjastatud Vaela lasteaia ristmiku ehitusleping ja tähtaeg on 10. oktoober, nii et üsna lähiajal läheb ehituseks. Sellised on siis need teetööd, mis meil on kavas. Kool algab, lasteaed ka Vaelas avab uksed, ehk siis esmaspäevast peaks 26. tulema sisse lapsed Vaela lasteaeda. Vaela lasteaega sai ka tutvuda siin laupäeval hommikupäeva raames. Gümnaasium on samuti kooliks valmis, minul vähemasti puudub info, et ei oleks valmis, et ei ole selliseid signaale tulnud. Ja eks kunstide kool samamoodi. On olnud üritusi, toredaid ja tuleb veel ka üritusi. On kavas siis Kangro külapäev laupäeval. Täna on Kangrus ka kodu- ja kontsert, võite otse volikogust minna, kui ei soovi. Ja on siin kavandatud kohtumisi ka inimestega. Et on kutsutud Luige külapäevale, mis on 31. Luigel ja siis on siin ka uuemates piirkondades on sellised kohtumised kokku lepitud, kus siis vallavalitsuse esindajad lähevad. Inimesed on ka küsimusi ette saadnud juba, mis need huvitab. Ja hetkel on liiga. Ja, Indrek Sinimine küsib, palun. Aitäh. Et oli siin juttu, et palju üritusi on, siis ühe üritusega seoseks küsiks, et siin ettevõtlike inimeste initsiatiivil 14. juulil toimus üks selline üritus, kus esinesid seal erinevad bändid, ansamblid. Päev lõppes jalgpallifinaali ühisvaatamisega, aga seda üritust varjutas selline teadmine või info, et ürituse korraldajad olid eelnevalt kooliga kokku leppinud, et saavad kasutada lavapoodiumit. Viimasel hetkel Kiili varahaldus keelas selle ära. Ja siit ka küsimus, et kuidas hindate, ja korraldajad olid nõus ka selle eest isegi renti maksma ja nii edasi. Et kas selline valikuline ürituste toetamine valla poolt ja valla allasutuse selline käitumine peate õigeks või kuidas te kommenteerite seda juhtunut, kui olete selle kursis üldse? Liiga palju ei ole kursis, aga ma võin kommenteerida küll. Selles mõttes, et
Tõenäoliselt on vajalik välja töötada palju selgem kord igasuguste asjade väljaandmiseks ja laenutamiseks ja minul on ettepanek, et sellega võiks tegeleda kultuuri- ja kõlaelu ja nii edasi komisjon. Et panna paika need tingimused, millal ja kuidas kellelegi mida antakse ja milline on vastutus ja nii edasi. Et tegelikult see ei ole ainus asi. Et on küsitud ka telke ja on tuntud huvi Rahvamajast, Kuldar on pöördunud telitehnikat laenutada, mis on üsna õrn asi tegelikult ja et see kõik ka tervena pärast tagasi jõuaks, siis tõenäoliselt on vaja nagu selgelt lepingulised ja mingid asjad nagu paika panna, et Kiili vald, ei taha kedagi ebavõrdselt kohelda, see ei ole üldse nagu küsimus, et lihtsalt meil on vaja otsustada, et kui kaugele see nagu laieneb, et kas neile ka laenutame, kes väljaspoolt Kiili valda tulevad ja kas me laenutame MTÜ-dele või laenutame ka OÜ-dele ja eraisikutele ja nii edasi, et selles vaates ma arvan, see asi vajab nagu selgitamist, reguleerimist lihtsalt, et sihtasutus peab ka nagu aru saama, et ega neil ei ole ka voli tegelikult anda neid asju lihtsalt sama vasakule ja paremale. Kui see varem on niiviisi olnud, siis see on ebakorrektne olnud ja see tuleks korrastada see asi igal juhul. Sellest on olnud natuke varem juttu ka nii, et septembri komisjoni üks punktidest juba see on. Aitäh telkide asjadega lihtsalt repliigi korras kiiresti, et see on üks selline asi, et kui me räägime, et raha kogu aeg puudub, tegelikult nii tehnika kui telgid ja kõik asjad tõesti ära reguleerida, see on põhimõtteliselt see on sissetulekuallikas, mille pealt on võimalik. Aga loomulikult see tähendaks seda, et siis kui me räägime tehnikast, siis peaks selle tehnikaga tegelema sama inimene, kes seda tehnikat haldab. Aga see on täiesti selline võimalus, kui seda küsitakse. See on selline, millest on võimalik ju küsida mingisugust raha ja sellest kooli mingisugused asju katta ja tehnikat võib-olla isegi täiendada. Merje Ilmani repliik. Mul on samal teemal, et mina olen saanud aru praegu niimoodi, et MTÜ-dega on 1. oktoober on see tähtaeg, kui me taotleme, siis paneme ritta oma järgmise aasta üritused ja siis vastavalt sellele taotleme siis kas siis toetust või midagi muud. Ja meil oli näiteks niimoodi, et meil on nüüd Kambruküla 20 ja siis me leppisime kokku, et me ei rendi lava, vaid et me saame selle lava KVS-ilt, aga see on niimoodi aasta ette, et jube raske on tegelikult täna oktoobris öelda, et ma suvel midagi teen, et selles suhtes ongi mõistlikum, vähe paindlikumalt seda teha, et hästi, praegu vastavalt korrale me oleme 1. oktoobrist selle esitanud, aga ikka tuleb mingisugune võib-olla mõtteid juurde, et võiks veel ägedamaid ja paremaid asju teha, aga praegu piirdub see sellega, et muidugi saab ka eraldi taotlusi teha, aga see kõik on hästi ette planeerita, ma saan aru, et see jalgpalli oma oli ad hoc vist selline, et tuli mõte ja siis tehti äge üritus nagu. Vist ikka ei olnud päris nii. Pool aastat ette planeeritud ka või? Võib-olla lava küsimine ei olnud pool aastat ette. See tundus üsna kummaline. Indrek Senisaar, palun teie teine küsimus. Sattusin ära sotsiaalmeediast lugema Sahkari talu avaliku teabe nõuet. Ja selle valguses küsin, et kui kaugele vallavalitsus on selles mõttes valmis minema, et kas hakatakse inimeste kodusid maha lammutama? Millest selline arvamus ei ole Kiili vallavalitsusel kavas inimeste kodusid maha lammutada. Nõuanne on täpselt see sama ja endine, mis valla ehitusjärelevalve spetsialist kui eelmisel suvel andis. Tuleb need toimingud teha ära, mis on vajalikud, esitada ehitusregistris kasutusloa taotlus, seda on eeskätt inimesele endale vaja. Enamasti vallale seda ilmtingimata vaja ei ole. Ja kõik asjad saavad korda. Meie eesmärk ei ole kellelgi midagi lammutada, vaid meie eesmärk on seadustada. See on vallavalitsuse poliitika olnud kogu aeg. Me ei ole ka ühtegi ehitist lammutanud Kiili valla.